Tervitused kõikidele vaatajatele. Nii, Metsajärv ja aasta 2025 ehk siis selle uue aasta number sees esimene jäälkäik võib öelda, siis on avang, et selline väikene järvekene Taneliga kahekesi. Tahvenat hauge siin liigub, jääd on 12 senti, et siin need haanjatagused järved ja need siin suurem osa on kõik nendele suladele vastu pidanud, et ei ole siis jääst vabanenud. Nüüd on siis külmad saabunud ja suure tõenäosusega saab ka nüüd Lämmi ja Peipsi peale, aga sellega läheb natuke aega. Ja täna siis siin rahus ja vaikuses siukene, seda võib olla paar hektarit järv ja vaatab, mis siin saab. Ehk siis avang võib nii öelda. Kohe vaatab nüüd selle praktiku ja praktiku paneme käima. Nii, mis ta siin näitab? 2,2 on vett. Nii, mõõdame. Mees tuli kohe kõpst. No, 13 sentimeetriga panin ma möödama. Et nii, 4 meetrit, võtan natukene alla 3 peale. Ja 2 meetrit vett. Ma tean, et sealpool otsas on isegi 5-6 meetrit. Siukene auk, et hetkel proovime siit madalamalt ja siis hakkangi siit mina minema siit niimoodi siis sinna poole. Ja nii, siin on siis veel selline proovimata riistapuu, et see on siis mulle siis jõulukingitus, et noh, nii öelda, et hea selline peenikene pehme latikene, et jah, otsas on siis nüüd samamoodi selle talve siis ainukene tehtud siku, kuna saate ise aru, et vaimu peale ei tulnud neid mõnda siin veel juurde ehitada, et ei teagi, kas jääd tuleb, aga nüüd siis selline sai tehtud üks, et täiesti siukest värsket proovimata asjad. Nii, aga see rohkem suures plaanis Lämmi Peipsi igaks juhuks võtsin kaasa, et kui hakkab suured pätsud tulema, siis tuleb kettaga õngega püüdma, on parem. Aga nüüd läheb selline nende järvede siis siuke klassikat, see alumiinsiku, sellega hakkan proovima väiksema sikuga. Nii, ja karbikene on siin, no nii, vaatab siis kodus siin on. Nii. Siku näit küll ilmus ekraanile. No, siin võib hakata see teema, et hauejunnid võivad hakata neid asju ära näpistama. No vot siis ongi põhjust veel neid juurde ehitada, aga seal karbis neid jagub ka, nii et ei ole hullu. Nii, kedagi seal nagu põhjast justkui liigutakse ennast üles, aga ei. Noh, talv otsa või kalad saanud rahus ja vaikuses olla. Nüüd äkki siis tuleb mingi müra ja kolin siia jää peale. Ongi auke ette puuriks paar tükit. Natukene peab see asi siin rahunema. Ja alles nagu siis midagi võib
juhtuma hakata. Aga no võib-olla lihtsalt ei ole. Nii, käes. Ujee, esimene 2025. Nii. 2,5 meetrit vett, et ongi natukene siis nagu sügavamas. Vaatab. Mis ülejäänud teevad. Paistab, et punt on päris korralik. Alla või. Kas nüüd nagu selliseks võtmiseks läheb, ei tea. Noh, siin võib olla üldse selline kirptiru värk ja motell. Korraks jah, tuli see elukene ligi ja läks põhja ära. Sikuvarasna. Sellised junnid. Ai, need on ohtlikud, aga ilus. Ilusa värviga on nad siin. 1,5 meetrit on vett. Ja Soojärv. Nii, midagi seal veel on. Keegi seal veel ootab midagi. Ootab. Nüüd sai haug eest ära. Nüüd hakkavad ahvenad tulema. Ei ole ahvenat. Üksikud kalad aukudest, et ikkagi käima ei lähe see ahvenas siin. Noh, hetkel veel. Natukene siin on veel puurid, et rahvast on juba juures. Et äkki komistab kuskilgi. Jaa, tõsine metsaahven, Metsajärve ahven, nüüd lõi pundi üles. Jälle. Maru ruttu vajuvad ära ka. No ma tõmbasin lõpused katki. Näed, nüüd on punt üleval, et ennem läks ta suur minema, tois isegi hauka alla. Ja siis nüüd need juba kunamusi tulevad. Kus need kilosed on? Põhjas. Ei tulebki vahepeal hästi õrnatab tiks. Liigutab nagu väike. Põnev näed, hakkab tulema korra. Opa! Järgmine unnaga. See läheb kanadele. Kanad pole ka ammu kala enam saanud. Ostad forelli. Mis asja? Kanadel forelli. Forelli kanadel. Sa hull pääst. Võib-olla ei noh, päikese tõus ja nüüd kalakene võib hakata veel alles hiljem uimesid liigutada. Jaa. Nüüd nagu hakkas nänak, jälle tulevad juurde. Ja see on mingi punt. Jah. Tulevad nagu kõrgemale järgi ja
käsi hakkab ka sisse töötama vaikselt, vaatame. Nii. Pilt, et mees ahvenatega, nüüd on lätlased platsis poole tunni pärast. No nii. Nüüd ta siia istus. Ai, paga. Haug. Korralikum haug. Eks välja ka tuleb. Ei tea, siin saab nüüd nalja. Ai. Ei tea. Siin nüüd ongi see hea süsteem, et mul on nupp on siin kohe all, et ma saan järgi lasta, kui väga nagu läheb ekstreemseks. Ei taha üles tulla, peenike tamiil ka. Ahah, oi. Et nagu öeldakse, hirmu oli rohkem, kui see asi väärt on. Tšukene plönn. Aga selle eest milline võitlus. Ei saa ma näitamata jätta teile seda ilusat värvi. No, võttis siit ilusti viisakalt nokka otsast ja siku alles ja ongi hea. Kõik õnnelikud. Mul siku alles ja haug vette tagasi. Aga haug passib rohkem siin kalda äärt mööda. No, lõi ka midagi külge või? Vot selline värk. Väge. 1,8 on vett. Ennem nagu rabas ja ahvenas. Ja siis lõi see kollkala otsa. Nii. Et väga hea, et esimese hooga sain kohe hopp nupu lahti, et ketas jooksma. Nii et sellised, jah, haspliga variant on selline, et see oleks suure tõenäosusega selle tamiili puruks tõmbanud. Esimesed opanad, noh, näed, sai alla ja ahven ka. Oh, sogur. Nüüd sai alla, nii oli ahven ka, karlaks. Et vahi aga vahine. Ära võttis muidugi need matellid sealt otsast. Oppa. Mis nüüd? Oi, mis kella hauetatt. Oi, mis siin? Oot. Ketas lahti. Nüüd läks alles siin mul tegemiseks. See on nagu rahulikum. Toho. Jah. Järgmine pätju. Kala tuleb. Väga viisakad kalad on noka otsast. Nii. Toho, on ära. Äkki on see sama haug, mis ma tagasi lasen kogu aeg. Nii. No, see juba mulle meeldib.
päris palju kerissi maha. Nii. No nii, on siin augus veel kedagi kodus. Järgmine haug. Saad aru, kui sisse lased ja matsti kohe jälle. Jah, ei tiina. Mis te olete siin nagu ahvena parv koos? No võt, näe. Ja näed, näe. Sa juurdad, tule välja. Võt, näe. Ei, no eks ta sama ei ole, see on väiksemad, on erinevad kõik. Aga ma ei tea, kui palju neid siin on. Ega praegu, kui seda ketta kõngem oleks olnud, see peenike tamiir oleks pliks ja pliks, siukse valuga panevad minema, et kohe ketta lahti laskma. Keerutame vist tagasi siia. Niimoodi. Nii. Veel mõni valus, varsti nüüd sõlme ära vahet. Midagi seal vist juba luuram. Nii. Ei. Siin on asi nüüd nii kaugel, et esiteks sõlm tuleb uus teha. Ja tagasi tuleb panna matellid otsa ja siis edasi vaadata. No. Järgmine klient. Haua ja präänik jälle. Assa saatan. Noh. Küll kakleb. Kas tuleb nii suurem kah ükskord? Ei ole. Samasugused junnid. No võt. See vist, võt 3, see on 5. haug täna mul. Nii, põnev. Väga põnev. Ahvena pundi ajas ära alt. Jällegi haug. Ei jumal küll. Kuidagi ei saa täna nendest mööda. Siin järves neid on ka. Selline jälle. Mis on siis ikka haug, siis haug. Näis, kaua see siku mul täna veel on, et joppab nii, et alles jääb või. No, sellised siis juba on nagu enam-vähem. Aga maru proovib ennem õrnalt niimoodi tõstab ja teeb igast vigureid. No.
siin tundub neid olevat. Oppa. Saa kindad on käes. Kindad on käes. No ei lähe ketti. Jälle haun. Jälle haune plenn. Näen seesama auk, kust ennem 3 tükki tuli. Tulin ringiga siit tagasi. Mõned ahvenad. Ei muud ei midagi, nüüd tuleb vaadake teisele poole minna. Siin on alles haug pesane. Nüüd on silm ka otsas, nüüd neelas natuke sügavamale. Ulme. Nii, vaata. Nii. Hetkel rohkem kedagi juurde ei tule. Nii. Ei hakka seda kohta enam siin kiusama. Järgmisele samast äärt mööda. Ai vana kuramus, kus see haug siin ikkagi. See haug ikka siin teeb möllu. Praegult juba 10. haug, mis õnge otsas on käinud, juba mingi passib siin juures, on täitsa uskumatuna. Rammivad nii, mis hirmus. Aga päris kõik ei tule korraga võtma. See praegu passib siin ja nüüd alles siis otsustas. Täiesti uskumatu. Vot see on see, millest ma ennem rääkisin. Ja nii kui järgi siit ei tule, nii on ta läinud ja tegelikult isegi kui inertsivaba kettaga püüda, siis seal võib ka see pahandus kiiresti juhtuda, sellepärast et seal ei saa korraga seda sidurit nõrgaks keerata. Siin on kohe hopp pöial ja näpp on peal ja läheb tamiil järgi. Nii et see tänane päev juba on tõestanud, et see süsteem toimib. Kas nüüd tuleb mõni suurem hauk ka päevavalgele?
taha jah, ei taha. Tundub, et on suurem kui kõik need ülejäänud. Pea näitas ära natukene jah. Vaata, siit ei saa küll, aga lapsti. Väga selline iludus. Kuidas mulle meeldib selle järve haugide värv. Nii. Siukene ilus kuldkollase kõhuga, siuke oranžikas, kihvt. Nii. Väiksed torpeedod. Täna on siukene haugipäev. No ja samas ega ahvenaid on ka mul saanis on 9 ja ka 10 tükki on neid läbi käinud. Nii, parvasti on konks kinni. Vaat nii. Lapst, koju ära. Üksteise järgi. Siukest asja nagu olnud, et siku peale haug lööb jutti 3 tükki ja 2 tükki ja põleb. Juba mingi jutt passib. Ja jällegi omaette selline rekord, et see siku siis juba on vastu kestnud juba siis see 9 haug, et selle ühe ma sain teise sikuga. Nii. Vaatame, kas veel laivi mõni jookseb külgene. Ahven. Nii karvatan. Kala. Pätsu ahven. Tänani võeldakse. Nüüd tuli mingi kala sellel kalal järgine. Äkki kuskiltki miskit urgitseb ka veel ära tänane. Nii. Juurde punt lendab. Tummised on siin. Ai. Siin on tummised poisid. Tukid. Nüüd ainult hoog. Kurku sööb. Ai, see on põnev. Kauaks ainult. Vist mitte väga kauaks. Pea 3 meetrit on vett. Mina olin juures. Väristamise peale. Aeg hakkab ümber saama. Kell on juba 2:30. Et ahvenas nagu enam juurde ei käi. Ja selleks korraks siis jääb ta niikuinii. Et
kus ta siin siis on. Aga on siin teda kalapoega siis täpselt nii palju kanadele. Siiskist on mõni suurem ahvenes. Et justkui selline tore algus on tehtud 2025 aasta talipüügi avang. Ja nüüd siis loodab, et saab siin lämmi peale või Peipsi peale. Hetkel see ilmateade nagu seda kõike lubab. Ehk siis näeb.